laste puhul võib-olla tasub nagu öelda seda, et peaks olema veendunud, et lapsel on päris seda vaja. Laste kehad üldiselt ei vaja nagu väga vitamiinide või sellist toetust, unless tal on ikka nagu väga käest ära läinud juba see asi. Jaa, oleneb, et tihti väga väikestel lastel on väga palju seedeprobleeme näiteks. No täna ühe rohkem tundub tegelikult. Ja kus see tuleb, on kurb öelda, aga tegelikult lapse emast saab laps oma mikrobiomi. Ehk siis hästi oluline on tegelikult inimesed, kes on rasedad näiteks, oma mikrobiomile erilist rõhku panna. Et see oleks toimiks ja korras, sest laps saab selle edasi ja mõtle ise, uus elu tuleb siia maailma. Tal on pikk elu ees, 7, 8, 9 aastat. Mis sa tahad talle kaasa anda stardipauguna? Jah, et kui ta saab ikkagi väga hea soolestiku tervise endale kaasa või mikrobiomi, siis on nagu väga hästi saadud. Kes ei ole seda uurinud, siis see on hästi lühidalt öelduna. Ma kunagi uurisin selle kohta, lugesin, see oli mest nii huvitav protsess, et kuidas see mikrobiom siis nagu üle kandub, et laps ja ema üsas lootekotis on ju steriilses keskkonnas ja tal endal mikrobiomi, kui sellist ei ole veel välja arenenud, aga ta saab selle emalt sünnituse hetkel siis, kui ta põhimõtteliselt nahk ja puudub kokku tuppe siseseintega, kus on siis bakterid vohavad, sest need bakterid tulevad sünnituse hetkeks, kohanevad ümber päris suures koguses sinna tuppeseintesse nii-öelda. Ja sealt ta saab esimese kokkupuute välise keskkonnaga, milleks ongi ema siis keha seespoolt. Ja sealt saab ta esimese mikrobiomi, et see on see koht, kus siis laps saab selle bakteriaalse ema komponendi või kohtu siis endale ka, nii et palun emad, kes vähegi on suutelised kaasa mõtlema ja tahavad oma lapsele paremat tervist, kes lapsele, kes juba sündinud on, juba elab või laps, kes alles tulemas on, siis mõelge selle peale.